Tervist sõbrad, ma loodan, et teil oli võimalus eile õhtul osaleda Will Grahami krussaadil Lootusaeg. Eriline õhtu ja eriline koosolek. Selline vahetu, siiras, perekondlik tunne oli seal saalis olla. Ja Jumala vaim liikus ja puudutas inimeste elusid. Mitmed kümned inimesed andsid oma elu Jeesusele Kristusele. Ja Will Graham kuulutas väga lihtsat evangeeliumi. Ma kuulasin seda hoolega ja mõtlesin, see on see, mida me vajame. See on see, mida meie maa vajab. Selgust, mis on patt, mida Jeesus tegi ja kuidas minul tuleb selles suhtes otsustada. Ja selle kõik tegi Will Graham, kes on siis kuulsa evangelisti Billy Grahami pojapoeg. Ja nüüd on nad kõik Eestis käinud. Billy Graham 1984. aastal, mina ei olnud veel kristlane siis, ja Franklin Graham, kui ma õieti mäletan, oli see 2009, Saku Suurhallis ka Lootuse festival ja nüüd siis Will Graham sellel aastal. Ja täna õhtul on ka veel teine koosolek Tondi Jäärapallis Tallinnas kell 4 algusega ja kindlasti soovitan varem kohale minna, et omale hea koht saada. Võimas ülistus, mida tegid Eesti inimesed seal ja mitmed väliskülalised ja eriti see lõpuesineja oli tõesti suurepärase vokaaliga, sai rahva vägevasti kaasa ja see oli selline vägev vaimulik pidu, mis seal toimus. Me läksime Pärnust meie koguduse inimestega bussis selline tore aeg jutustada, rääkida, tagasi tulles sama. Nii et, ja teeme seda sama täna ka. Nii et kui sa ei ole veel otsustanud ja vahest me mõtleme, et tead jälle mingi suur üritus ja mis mul sinna asja ja usu mind, mina leian ennast mõtlemast täpselt samamoodi. Isegi nõnda, kui ma olen osalenud mingisugusel väga olulisel, ma ei tea, konverentsil, seminaril või sellisel festivalil nagu see, ja aasta läheb mööda või paar aastat läheb mööda ja siis, kui ma seal üritusel olin, ma mõtlesin, kindlasti ma tulen tagasi, see oli nii oluline, nii tähtis. Aga kuna me inimestena vaimulikult lekime ja siis see inspiratsioon lekib meist välja ja see pühendumine, mida me sel hetkel tegime ja see otsustuvus lekib meist välja ja siis, kui uus aastaring tuleb ja see sündmus läheneb, siis mõtleme, mul on nii palju teha, mul on siin kodus need asjad vaja ära teha. Mul on siin praegu kurk vähe kähe ja üldse võib-olla ma peaksin natuke puhkama ja võtma kergemalt asju. Hämmastav, kuidas me ennast välja räägime headest asjadest, aga fakt, et selline jumala mees sellise kaliibriga tuleb külastama Eesti maad, selline panus pannakse selle ürituse ettevalmistusse. Ma mõtlen, vähim, mis me saame teha, on tulla kohale. Ja üle Eestimaa pandi ka bussid käima, Pärnust läksid, ma arvan, 5-6 bussi vähemalt, teistes linnades samamoodi, et osaleda sellel võimsal üritusel ja näha, mida Jumal meie maal teeb. Evangeelium on Jumala vägi päästmiseks igale ühele, kes usub, ütles Paulus roomlastele kirjas. Ja sõbrad, see on meie esmane ja kõige tähtsam mandaat siin maa peal olles. Põhjus, miks me oleme siin maa peal Jumala rahvana, kogudusena ja ei ole võetud üles taevasse veel, on sellepärast, et meil on missioon täita. Meil on põhjus, miks me oleme siin. Kui Jeesus rääkis maailma lõpu aegadest, me teame, et ta tuli templist välja, jüngrid läksid talle järgi, see Mattuse 24. peatükis siin kirjas, siis jüngrid ütlesid, vaata seda suurt hoonet siin ja et milline vägev hoone on püsti pandud siin. Ja hiljem nad lähevad Õlimäele, see on seal samas kohe Jeruusalemma kõrval, ma olen seal mitu korda käinud, sealt vaadates linnale või vanalinnale on siis väga hästi näha templi mäge. Ja seal siis Jeesus seletas täpsemalt lahti jüngrite, kui nad küsisid, et mis on sinu tulemise ja maailma lõpu tunnusmärgid. Ja Jeesus tõi esile seal mitmeid asju, rääkides sõdadest, rääkides näljahädast,
rääkides võib-olla ka ennekõike sellest, et tulevad vale kristuseid ja muuseas neid on ikka tohutult olnud läbi ajaloo, inimesed on kohvrid pakkinud ja läinud kuskil mäetippu, oodanud messia saabumist. Ja siis, kui teda ei ole tulnud, siis on uus kuupäev määratud ja siis ka ei ole tulnud ja ma mäletan aasta 2000 pidi maailma lõpp tulema ja me kõik ootasime seda ja siis vahepeal oli muud ajad ja siis 22 oli suur jälle aeg, mida maiade kalendri järgi pidi olema, et rohkem enam kirjas pole, järelikult tuleb lõpp. Jeesus ise ütles, et issand, et ta tuleb tagasi päeval, mil me ei arva, ainult isa taevas teab seda aega, nii et me teame täpselt päeva, mil ta tuleb. See päev on mitte esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, aga see on päev, mil te ei arva. Aga Jeesus ütles siin, et lisaks nendele kõigile eksitavatele faktoritele, vale kristustele, kes tulevad eksitama, see kõige kindlam maailma ajastu lõpu tunnusmärk on see, mida ta ütles siin salmis 14 ja seda kuningriigi evangeeliumit peab kuulutatama, seda tuleb kuulutada. See on see sõnum, mida maailm vajab. Kogu maailmas, igas rahvuses, ka nendes, mis on kinni, omal ajal Eesti oli raud eesriide maa kommunistliku süsteemi ideoloogia taga. Ja missionärid tulid siia Soomest, tulid siia Rootsist, tulid siia Ameerikast, tulid erinevatest maadest. Ja isegi Märt Vähi smuugeldas piibleid siia Eestisse ja teistesse endise Nõukogude Liidu maadesse. Ja nõnda sai evangeelium levitatud, aga palju on veel maid ja palju on veel alasid, kus evangeeliumit ei ole sellisel domineerival viisil kosta nagu siin Eestis. Aga ma usun, et see sõnum läheb täide ja mitte lihtsalt iseenesest, aga meil kõigil on üks roll ja osa selles ja panustada sellesse. Teinekord me leiame, et me võib-olla ei ole kõige osavamad evangeeliumi presenteerijad, me võtame hoogu pikalt. Me oleme kuulnud seda sõna, et kuuluta evangeeliumit kogu aeg, kui tarvis, kasuta ka sõnu ja siis me proovime elada jumalikku elu ja 20-30 aastat läheb mööda ja mitte midagi ei juhtu. Me teame seda, et Jumala sõnadel on vägi ja meil tuleb ka kuulutada Jumala sõna. Üks poiss, kellega ma läksin kunagi Ameerikas lennujaama, ta viis mind sinna. Seal lennujaama eel on siuksed väiksed putkad, kus tuleb tolli raha maksta ja siis ta ütles sellele naisele, kui ta oli raha ära andnud, et by the way, God bless you, have a great day. Eesti keeles siis muuses, Jumal õnnistagu teid, olgu teil hea päev. Ja kui ma õieti mäletan, ta ütles veel, et Jumal armastab teid, just. Ja sõites sealt edasi, ta ütles niimoodi, et kui ma olen seda teine kordki teinud, väga tihti on inimesed ütelnud mulle, tead, ma vajasin seda kuulda. Siin üks mees lihtsalt külvas väikse sõna, Jumal õnnistagu teid, Jumal armastab teid, Jeesus armastab teid ja jättis hea seemne nende südametesse idanema. Ja sõbrad, me kõik saame külvata häid Jumala sõna seemneid siia Eesti vaimulikule maastikule, meie pereringis, meie sõppederingis, meie spordiklubis, meie tööl, meie koolis, inimesed on igal pool meie ümber, teha sõpru, olla positiivne mõju, pakkuda toetust, palvet, lohutust, röösti, julgustust, kui nad lähevad läbi rasketest aegadest ja inimesed lähevad läbi keerulistest aegadest. Ja sõbrad, kui me vaatame endi ümber ja ütleme, me elame täna väga nagu segases, väga ebakindlas maailmas, mitte teades, mis järgmine päev võib tuua, mis siin võib juhtuda meie julgeolekuga ja nii edasi, siis sõbrad, üks asi, mida me kindlasti saame oma julgeolekuks teha vaimulikult, on see, et me valime Jeesuse Kristuse oma elu päästjaks, et vältida igavikulist põrgut, millest ka Will Graham eile õhtul väga selgelt rääkis. Ja Jeesus on päästja, meie hinge päästja, ta päästab meid vaenlase kuradi kuningriigist, pimeduse riigist, tõmbab meid välja sellest. Ja ta päästab meid patu loomusest, annab meile uue südame ja ta paneb meid taeva teele. Me saame Jumala lapse staatuse. Ja sõbrad, ma ei tea ühtegi inimest, kes on tõeliselt kohtunud Jeesuse
Kristusega. Neil on olnud üks usuline vaimulik kogemus Jeesuse Kristusega ja nad oleks lihtsalt öelnud, kõik see on jama, mind ei huvita, maailm on palju parem. Nende inimeste elud on muutunud, minu elu muutus, ma usun, sinu elu muutus ja sõbrad, meie ümber on palju inimesi, kelle elud peavad veel muutuma, nagu Jeesus ütles, see on see kindel maailma lõpu ajastu tunnusmärk, et seda evangeeliumit peab kuulutama, aga see, mis lõppeks, toob meid selle hetkeni, selle momendini, kus lõpp saabub, on see, et me kõik teeme oma osa evangeeliumi levitamises. Nii et sõbrad, kutsu kedagi kaasa, tule ise kohale täna õhtul Will Grahami Lootusaeg festivalile Tondi Jääraba halli Tallinnasse algusega kell 4 ja jätkame olemaks valguseks, soolaks, julgustuseks, heaks Jumala käepikenduseks ja taevalikuks mõjuks siin maa peal inimestele meie ümber. Nii et sõbrad, olge õnnistatud, olge vahvad, olge julged, olge hoitud, näeme jälle.